ja nüüd kuuleme jälle Katet ja Kate mängib Artur Honegger. Kazines Deja ja Kitseke tants. aga no siis nagu mängija proovib ja seisab, sellepärast ma ka mängisin trompeti ja ma tean, mis see tähendab, kui ei ole näiteks klaveri, kes nagu mängib ja ise mängib ja see on kohutav rahv. Ma töötasin saatkonnas 13 aastat siin Tallinnas ja tegi väga palju näitusi ja kontserte ja nii edasi. Ja siis ma kuidagi hakkasin kirjutama luuletusi ja siis avastasin, et tegelikult ma ei kirjuta läti keeles, aga ma kirjutan eesti keeles ja siis mul ilmus raamat Ööpäike esiteks eesti keeles ja siis muidugi toimetas mul Doris Kareva oli veel Ita Saks vanu luuletusi tõlkis,
aga siis ma ise ka kirjutasin otse juba eesti keeles. Ja siis ma arvan, see on teema, mis on väga huvitav, kui kirjutad teises keeles ja tegelikult see on absoluutselt teine stiil ja keel annab midagi muud ja jälle. Ja sellepärast, et pärast ma muidugi, ma tõlkisin eesti keeles läti keelde oma ja no miks mitte. Ja see oli esimene kord, kui ma ise saanud valida näiteks, mida ma tahaks nagu kaane peal. Ja tookord tõsiselt ei saanud, see on, nad otsustasid ja tore, kui üldse midagi võib-olla ilmub. Ja nii. Eestikeelne luuletus, mida ma kirjutasin. Lainte tiivad kordavad ja kordavad oma liikumist. Meri on määratu lind, kes ühe lendama õpib. Siis ma kirjutasin niisugune eksperimentaalset luuletusi nagu poeetika, mis on poeetika, kõik me teame. Mul on üks luuletus on triolet muusika. Triolet, me teame, kuidas on triolet, 6 ridu. Maasika, 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 vaarika, 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 mustika, 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 maasika, 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 murraka, 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 sinika, sinika, sinneka, maasika, maasika, maasika. Siis mul oli sonet joontega. No siis te teate, sonet, kui me kirjutame, siis on esimene rida on natuke pikk, see on 2 silpe. Ja siis on see riib tuleb, siis on vähem. Ja siis oli 14 ridu. Haiku numbridega. Esimene rida 1, 2, 3, 4, 5. Teine rida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja kolmas rida 1, 2, 3, 4, 5. Ja seda ma kirjutasin ainult sellepärast, ma arvan, Eestis ilmus mitu aastat tagasi haiku raamat, kus on, kõik kirjutasid haikut ja kõik lugesid silpe. Ja muidugi Jaapanis see on absoluutselt teine traditsioon, aga no Euroopas me ikka loeme silpe, sellepärast, et kui me võtame Jaapani või Hiina keelt, see on absoluutselt midagi muud ja see on üks täht juba tähendab midagi absoluutselt, see on juba maailm tegelikult. Nii, aga no ja miks võib-olla ma eriti palju ei kirjuta, no kui ma saan kirjutada, kui mul on nii palju mina pean nii palju raamatut tõlkima. Mul on kokku kuskil rohkem kui 50 raamatut, mida ma olen tõlkinud eesti ja soome keelest ka. Ja mitte ainult luulet, muidugi ma olen tõlkinud ka proosad raamatut ja see viimane proosaraamat Leelo Tungla Seltsimees laps, mis on Lätis väga hästi läks ja Leelo oli ka Lätis ja me vaatasime ka filmi ja muidugi avasime raamatut. Ja olen tõlkinud ka Jan Kaplinski seesama Jõgi, mis on totaalne väga hea raamat minu meelest, sellepärast et see räägib, kuidas siis oli Tartu 60 aastatel ja muidugi siin on sees ka võib-olla Uku Masing ja nii edasi. Ja erinevad raamatud ma olen tõlkinud aga mis võib-olla minu lemmikluuletaja Eestist on kindlasti on Artur Alliksaar. Aga üldse, miks võib-olla ma üldse hakkasin õppima eesti keelt ja miks mul see vaja? Ma elasin Riias, ma elasin väikeses linnas Viesides, mis on väga väike. Ja tookord ma veel koolis käisin ja siis ma mängisin, muidugi ma ka olin muusik ja ma mängisin rockbändis ja mul on kuidagi väga meeldib musikaalset keeli. Ja siis ma hakkasin õppima Indoneesia ja Malaisia keelt, mis oli kuidagi väga eksootiline, muidugi väikestes linnades, aga muidugi väikeses linnas mitte ühtki Malaisia ja Indoneesia rääkija ei olnud. Ja siis ma kuidagi, ma mõtlesin, siis võib-olla ma võtan eesti keel, see on ka nii musikaalne ja võimalik väga palju öelda ilma, näiteks kas õia, uua, aia, kus veel on, mis keeles on veel võimalik midagi niisugune rääkida. Ja siis ma mõtlesin, ma võtan eesti keelt ja ma õppisin eesti keelt. Mul oli alguses ainult sõnastik Eesti-Vene ja Deborah Vaarandi luulekogu.
muidugi ma õppisin Läti ülikoolis filoloogiat ja siis kirjandust ja keelt ja mul ei olnud mingisugused õpikud tookord veel. Aga siis ma vaatasin, kuidas see keel areneb, kuidas see struktuur on ja see oli väga huvitav minu jaoks. Ja muidugi, kui ma õppisin ära eesti keelt ja see tõsiselt esimene autor, keda ma tõlkisin, oli Jan Kaplinski, temaga me kohtusime Tartus ja temaga käis ka Lätis esinema. Ja see oli teine maailm, ma midagi saanud, väga palju, ma sai keel, ma sai kultuuri, ma sai väga palju inimesi ja kõik on minu tuttavaid. Aga kui ma alustan natuke võib-olla tõlkimisest ja muidugi nagu Heidi juba mainis, et esimene raamat mul oli kohutav raske, see oli Kanteletaar, see on Soome kangelaslugude ja ballaadide legendide kogumik ja see on väga keeruline. Aga ma uurisin, mul väga suur huvi oli soome-ugri mitoloogiat ja poeetikat ma uurisin ja kuidas on võimalik tõlkida läti keelde. Pärast juba, kui ilmus Kanteletaar, siis ma tõlkisin Eesti rahva luulet ja ilmus ka kogumik, kus oli umbes on 150 tekste, kus on mitoloogilised laulu ja kalendrilaulud ja lastelaulud ja tegelikult on kogumik. Ja muidugi ma lugesin väga palju, näiteks kas Juhan Peegel on koostanud sõnastiku väga hea nimesõnade poeetilised synonüümid Eesti räägivärssidest. Ja muidugi see on väga oluline, kui niisugused raamatud oli tookord ka, kui ma saanud lugeda. Ma loen üks väike fragment, üks väike rahvaluule Kanteletaarist. Hussikka metsään, mitte sikka metsässä. Tuomahan marjoja punaisella pussilla, sinisellä silkkillä, korjalla, kontilla, vaskisella, vailla, kultaisella kupisella, maalattulla maljasella. Tistsuuka meža, kota meža sadari, sauogua suodzin ja sarkana maisin ja zilgana ziidauta sameti skarbali, kappara vaatsale, zaltaina zuteni, krasota kruusita. Eesti rahvalaul. Loominen, natukene, terve ma ei saa. Üks on õunapuu päälle, üks on oksa õunapuusse, üks on õile oksa päälle, üks on õuna õile päälle, see õuna mõnesugune kuu poolt kummerikine, päeva poolt on punasikine, Riia poolt on ristilinne, Narva poolt on naastuline, Harju poolt on aukuline. Vien ābelstav kalna ābeler, vienu zaru ziet, vien zietsus garā zara, aug viens ābols no tā zieda ābols, tas tik daudz veidu, mēnes pusē appalītis, saules pusē sarkanītis, Rīgas pusē krustanītis, Narvas pusē plakanītis, Harju pusē caurumītis ja nii edasi. Ja muidugi see on oluline asi, kui me võtame Eesti või Soome rahva luule, siis on algriim või assonantsid, alliteratsioonid on väga olulised ja see keele muusika on võib-olla kõige olulisem. Sellepärast, et tegelikult üks sõna, kui me midagi vana laulja jutleb üks sõna, siis see sõna otsib juba teist. Ja sellepärast, et tuleb niisugused võib-olla paradoksaalsed, näiteks tekste nagu Riia rikkumine. Kas tõsisad eestlased läksid Riiat rikkuma? Ei, see oli jälle, riim annab niisugused väljadid ja muidugi Sibulasta silla tegin. Läti keeles meil ei ole väga palju, aga tegelikult on olemas nagu ritti, riitarassa vai gludu, galvu. See on umbes samad algriime, aga see on rohkem nagu
kordavad ja see on paralleelsus ja see on natuke teistpidi ja sellepärast ma ikka väga palju mõtlesin, kuidas on võimalik tõlkida näiteks rahvaluulet ja siis pärast muidugi Kalev ja kuidas on Läti rahvaluul? Läti rahvaluul on tegelikult rohkem nagu meenutab Jaapani haiku. Meil on 4-realine ja siin on väga ranged tingimused, väga ranged poeetika näiteks tingimused. No mul on väga meeldis muidugi eesti keelest tõlkida läti keelde Eesti rahvaluulet ja siis ma proovisin vastupidi Läti rahvaluule tõlkida eesti keelde. No näiteks, aga ma ütleksin ausalt on väga lihtne. Väga lihtne, sellepärast meil on väga palju sarnusi asju ja see sama rütm, võib-olla vähem meil on see algriime, aga niikuinii on olemas ka. No näiteks, puuti vee ja maate met ja mieru vakkara dažas labast veseliides usuudenja liiguojas. Puhu, tuule ema, ole vakka õhtu eel, head, hellad hingekesed üle vee veel liikumas. Ja isegi eesti keeles ma saan veel rohkem algriime kasutada. Üle vee veel liikumas. Vai labāk dziedu nekā raudu, lai raut mana jauna diena, dod dieviņi vieglu mūžu ar dziesmiņu nodzīvot. Parem laulan, kui ma nutan, nutku minu kuripää. Anna Jumal kerget elu, lauldes mulle elada. Nii lihtne. Igauniski Strasdiņš ziet pašā ceļa maliņā, es gribēju mācīties igauniski runāties. Eesti keeles laulab kuldnok, maantee väärä valjusti, tahan ise õppida eesti keeles rääkima. Ja see muidugi, see rahvalaul kindlasti keegi kirjutas kuskil piiri peal ja lätlane väga tahtis õppida ära eesti keelt. Ja jälle võib-olla ma paluks Katet midagi mängida meile. Ja.
see oli aasta tagasi novembris tegelikult. Ja kui ma enne tõlgisin väga palju soome-ugri rahvaluulet, siis ma mõtlesin, et tegelikult ma tahaksin Kalevipoja tõlkida. Ja nii ilmus, siin te näete, see on noor Läti kunstnik illustreeris väga lihtsalt. Ma alguses ka mõtlesin, ma kindlasti kasutan Kristjan Raua illustratsioonid, aga tegelikult ma arvan, see Kristjan Raua illustratsioonid elab Eestis, aga mitte võib-olla Lätis. See on väga olulised, muidugi oli. Aga siis me kuidagi otsustasime, me teeme ise. Ja see uus noor kunstnik tegi nii, et see on kaane väga huvitav. Siin on, tema läks kuskil turule, kirputurule ja ostis hobuse nahka. Ja siis tema kuidagi nii teinud. Ja see on nagu Kalevipoja hobuse nahk. Ja see, siis on see kaane ka on umbes see sama ja see ei ole nagu väga sile või niisugune. Ja siis edasi muidugi lõpmatus on mõõk on väga oluline, siis on kindlasti väga oluline, me teame lugu, no kuidas see poiss viskab kivi. Ja muidugi see kive viskamine on, see on põhiasi ja siis see kivi kasvab. Siis on juba teisel illustratsioonis juba see kivi natuke suurem, juba lendab meie poole, meie näkku juba. Ja siis te näete ja siis jälle kasvab ja lõpuks, kus on kommentaarid juba, see on praktiliselt ei saa aru, kas see kivi või midagi muud. No niisugune. Kalevipoeg meil on juba ilmus umbes 100 aastat tagasi, aga mitte terve tekst ja see teksti tõlkis Elina Saaliit, luulet ja proosakirjanik ja tõlkija, tema tõlkis väga palju ka eesti keeles. Aga mina võtsin ja siis ma muidugi kasutasin rohkem ka see kõlalisus ja muidugi keelemuusikat. Ja siin on, mina kirjutasin kommentaare ja siin on kommentaaridest, kui on Kreutzwald nagu mainib või me näeme, siin on Eesti rahvaluule, kas see suur tamm või loomine või midagi muud, siis kommentaarides ma panin ka Eesti terve autentsed rahvalaulud, tõlkisin neid ka. Ja siis on kokku, et ikka räägitakse, et siin on väga vähe rahvaluulest, aga tegelikult on väga palju motiive, võib-olla ei ole terve rahvaluule. Aga motiive on väga palju, tegelikult see on väga oluline. Ja no ma loen ette ja muidugi see, kuidas kõlab Kalevipoeg, kõlab väga ilusti eesti keeles ja muidugi see vana keel aga no siis on, ma natuke loen eesti ja läti keeles. Lähvi muiste mälestusi, Kalevide kuulutusi, kalmu künkast kärki maia, uudu aurust paisu maia, hämmerikkust ärka maia, kanarpikkust kasva maia, samblas soosta suitse maia, kus sa varjud vaikusella, pikkad piinad peitusella, kurnutussed kaane alla, põrmu põues põõnutavad, hukku hõlma suinutavad. Plandies senies stāstījumi, Kalevies šuklāstījumi, kalmu kalnā pakāpdamies, miklā miglā miglodamies, sirmā stundā atmosdamies, viršiem pāri paaugdamies, sūnu dūnās dūmodamies, tur, kur slapstās senās ēnas, slēpjas raizes, bēdu ēdas zemzemē, zem smaga vāka, gurdi gulšņā, plikos pīšļos, uku azotēs nav saldi.
Kena tammekene kärkis, paisus päeva paistusele, velis vihma volidelle, tamme tungis taivaesse, pikad oksad pilvedesse, ladva päikse ligidalle, tamme teeb tai tummedakse, peidab valgus pimedasse, katab kuu ja katab päeva, varjab tähed valgustamas, lielais suosos augstu auga, garvus arvus dienās tiepa, lietum līstot vējās, lējās debesīstas iekšā līda, gariem zariem tūces stūma, galotne jau saulei tuvu, debes tumsā rimti grima, gaisma slēpās tumsas gumzā, mēnes klāts un saule klāta, zalgās zvaigznes blāvi blāvas, zeme melna peldu krāsā, tumsas pasaulē vis tumsas. No, te näete, kuidas on, läti keeles on võimalik. Ja see oli väga raske töö, tegelikult ma tõlkisin, ma võib-olla läks kas 5 aastat, ma tõlkisin vahel, ma midagi muud tõlkisin, ei ole ainult üks raamatu, aga see oli minu jaoks on väga huvitav ja ma proovisin see samamoodi, kuidas on vana Eesti rahvaluule tegib ja kuidas on üks sõna leiab teist. Ja siin on muidugi ma uurisin ka Kalevipoja keel. Kalevipoja keel on väga keeruline, ma arvan. Ma arvan, eestlane isegi ka ei saa aru, mis see on. Ja on mõned sõnad, rohkem nagu soome peal. Võib-olla soome lõpud on kuidagi võib-olla vähe. Aga mida teha? Ja siis ma ise ka nagu moodustasin, nagu ise tegin uued sõnud. No näiteks nagu tegusõnu, kui me võtame, ma võtsin sõna duurek, mis on nagu rusikas ja siis on duured on nagu tegusõna, mis nagu läti keeles nagu ei eksisteeri. Ja siis on, see tähendab nagu rusikaga lööma. Või näiteks takuad, see on ka tuleb nagu nimesõnast takka, mis on rada ja takuad nagu rada mööda kõndima. Ja siis oli väga kummaline niisugune väljand nagu Soome tuuslar tuule tarka. Ja siis ma väga pikalt mõtlesin, mida ma teen see tuuslariga. Tuuslar on tegelikult ka rohkem nagu soome keeles tegelikult sõna tuleb. Siis ma mõtlesin, kui ma kasutaksin näiteks nõid, purvis, mis on nagu läti keeles on esimene tähendus purvis, see kuidagi nagu banaalne. Ja siis ma leidsin väga, võib-olla harva me kasutame, aga tegelikult see on rohkem nagu regioologismis tuleb niisugune synoniim baaslis. Ja siis ma sai kokku suomu baaslis, vee ja graapslis. Ja siis edasi tuuletarka. Ja tuuletark on tegelikult, me saame aru, see on tuuletark, läti keeles see vee ja kudrais. Aga mina, kui me teame muidugi kõik süžee, kui see Soome tuuslar tegelikult võtab lindad ja viib kuskil Soome. Ja siis ma kasutasin siin tuuletarka asemel, ma kasutasin tuisupea. Ja tuisupea on vee ja graapslis ja siis mul annab ka kõlalisust. Suomu baaslis, vee ja graapslis. Soome tuuslar tuuletarka. Ja ma praktiliselt baaslis praegu võib-olla lätlased teavad, baaslis on tegelikult purvis ja see on nagu uus sõna tuleb. Ja niisugune fragment, Soome tuuslar tuuletarka tõukas paadi kalju tagant lotsi kuda laged alla ja nii edasi. Ja läti keeles Suomu baaslis, vee ja graapslis, aisirjassas, klintsu krantiin, vienkuotsiti, vilnjukla ja saa kairiem kairi aire. Irklu dzina laivu, dzina vilnjus vaalus pussu plees. No nii, mul on läks Kalevipojaga. Aga see oli tõsiselt mina tõlkisin ainult siis, kui ma tundsin, mul on seesama inspiration on olemas. Mitte lihtsalt ma istun ja tõlgin, ei. Kui mul see tekst nagu kuidagi
kuidagi haaras või kuidagi võttis mind. Ja siis ma ainult tõlkisin ja see on ja kust see sõna tuleb, ma seda ka ei tea. Tegelikult meil on sees, on väga palju vanu sõnu ja võib-olla me kasutame ja siis järgmine tuleb see sõna ja ma saan kasutada. No nii, sellest võib-olla jälle Kate üks, võtad ka vielä. See oli prantsuse helilooja, mida me kuulsime ja jälle see sama prantsuse helilooja. Pierre Octave Ferraud. Ma ei tea, Ferraud, jah.